Kellal see oli? See oli alles huvitav päev, polegi ammu EMO-s olnud, aga ma vist praegu jään elama. Vaatamata faktile, et ma hommikul lendasin põhimõtteliselt oma ringkere lõhki ja ma pean valuvaigisteid sööma 3 korda päevas kuni ma ei tea mis ajani. Ilmselt kuni ma lõpuks suudan jälle inimene olla. Aga hei, I'm a tough bitch. Ma saan niikuinii kõigest üles, so what a wild ride, huh? Aga tegelikult nagu nii armas teist, et kõik kaasa elasite ja aitäh armsate soovide eest ja kõike ja lihtsalt tulen toime, saan hakkama, elan veel. Surm mind nii pea ei võta. Minust veel nii kergesti lahti ei saa. Püsige terved. So, hey guys, tahtsin lihtsalt endast märku anda, et ma olen ikka veel elus, kuigi füüsiliselt olen üsna laip. Jep, see on järjekordne tüsistus, millega ma pean igapäevaselt tegelema. Ehk siis kui sul on mingi krooniline verehaigus nagu verevähk, hemofiilia, mida iganes, sul tekivad hästi kergesti sinikad. Ja nagu te nägite, siis mu käsi on kaunistatud korralikult sinikatega. Ei, ma ei käinud kakluses, ausõna, keegi ei löönud mind. Lihtsalt minult üritati vereproove saada ja need ebaõnnestusid. Nii et lõpuks võeti arterist verd. Tõenäoliselt enamus teist ei tea, kuidas see käib, aga see on väga valus protseduur. I mean, ma kannatan ja talun valu nagu väga hästi. Ja see ajas mind karjuma ja nutma. Pärast see mettode oli ega sa ei vihka mind, nagu palun vabandust. Mõtlesin, et ei, et sa oled nagu nii tubli. Jah, ma olen lihtsalt üks nendest inimestest, kes vaatamata sellele, kas mul on nagu paha olla või halb tuju, ma mitte kunagi ei hakka nagu solvama või ründama meditsiinitöötajaid või üldse klienditeenindajaid. Et see on nagu, it's stupid. Don't be stupid. Nagu on, nendel on niigi suur koormus peal, et oleks päris nõme minust nagu hakata veel vinguma ka, et siis ma üritan oma seda haava siin ravida.
ma ei tea, kui paljud teist kursis on, aga väidetavalt ma kukkusin vastu raamaturiiulit, lauda ja põrandat nagu flat on the floor. Ja sellest siis tekkiski see arm, et see valutabki kõige rohkem nagu. Haiglas tilgutite all oli palju parem olla, sest et siis ma ei saanudki aru, kui hull see valu tegelikult on. Aga noh, it's something I have to deal with, so igatahes aitäh kõikidele, kes kaasa elasid ja nagu te olete nii armsad ja kallid.